Tere esmaspäeva hommikut! Uskumatu, aga selle nädala lõpus, pühapäeval me juba lendame Madriidi. Mu operatsioon on juba kohe nii varsti ja ma mõtlesin, et ma teen sellest nädal enne perioodist ühe vlogi lihtsalt sellepärast, et ma ei tea, jagan, mis ma siin vahepeal teen. Ma ei tea, pakime võib-olla kohvrit koos ja nii edasi. Ja nagu crazy, et see juba tuleb. Ma olen väga elevil. Aga täna me alustasime päeva sellest, et ma viisin lapsed lasteaeda, käisin pesemas, siis lobisesime sõbrannaga veits ja nüüd ma lähen lümfiteraapiasse ja ma lähen sinna veel ka kolmapäeval, et siis opiks ennast nagu hästi valmis saada, et seda soovitatakse ka, et enne opi ka lümfiteraapiat teha. Ja siis vaatame edasi, siis ma püüan tööd teha, ma tõenäoliselt ei filmi täna, aga ühesõnaga, võtan teid sellele nädalale kaasa ja ühesõnaga, proovin, kas tuleb välja see vlogimise asi. Mul on siin see punn on ju, see nüüd hakkab juba vaikselt ära minema. See oli siuke punn, mis ta ei läinud punniks, vaid ta lihtsalt oli siuke täpp ja nüüd see on ikka veel mul siin näos. Ja te võib-olla ei pannud üldse tähele, aga mina lihtsalt kogu aeg näen seda. Anyway, ma nüüd panen ennast lõpuni riidesse ja lähme lümfiteraapiasse. Täitsa lõpp, Mina eile mõtlemas, et lapsed lähevad lasteaed ja kõik on nagu bueno, saan rahulikult oma asju see nädal teha, kõik on üli hästi. Hommikul ärkasin, tundsin, et hammas on veits kahtlane, ma eelmine nädal või millalgi, üsna hiljuti. Sõin midagi ja siis käis krõks ja ma tean, et mul on nagu tekkis auk, ma isegi tundsin seda hetke, kui see tekkis. Aga hambaaugud ikka tulevad ja enamasti võib-olla ei ole alati nii kiire nendega, sest ma tõesti ei leidnud seda või nagu ei tundnud, et ma praegu saaks hambaravile raha panna. Aga ühesõnaga täna märkasin ja nüüd see hammas lihtsalt muudkui nagu aina hullemaks läheb. Ja nagu ta kiirgab kuidagi, see on siin üleval, kiirgab vist siia alla ka, ma loodan, sest muidu on nagu imelik või nagu ma väga loodan, et alt ei ole midagi. Aga lihtsalt mul on nii valus. Käisin lümfiteraapias ära. Ja siis istusin autosse ja hakkasin otsima aega, kuhu täna saaks. Enneks sain siin Mustamäe Maxillasse lähen. Sain enneks kohe tänaseks aja, et saaks sellega tegeleda. Aga esiteks mega rõven on ju, valus on. Teiseks, ma ei taha teada, palju ma maksan selle eest. Iga selline täiesti ebavajalik rahaline kulutus on praegu nagu siuke veits on ju. Õnneks nagu mul on see raha praegu olemas ja ma saan seal nagu mul ei ole valikut, eks ole, ma pean minema sinna praegu, aga lihtsalt nagu nii vastik on. Hambavalu on üks kõige õudsemaid asju nagu. Tore algusnädalal lihtsalt nagu. Loodetavasti see on ainuke väike mishap. Eks ma siis vaatan, kui palju vaesamana ma sealt tagasi tulen. Aga loodetavasti siis valuvabana. Saad aru, et mul vastik, jah. Pidin tööd tegema, pidin nii palju muid asju tegema ja nüüd ma lihtsalt ootan seda hambarsti aega. Siis lähen koju ja tõenäoliselt magan, sest see tuimestuse valu ja kõik seda. Ma olin seal arstitoolis mingi tund ja 20 minutit. Loodame, et ei pea juureravi alustama, aga võib-olla veab, see nädal näitab, kui nüüd see rohi ja ajutine asi kõik nagu toimib ja läheb üle selle nädalaga valu, siis ei pea kohe juureraviga alustama, aga võib-olla peab. Ja siis sel juhul juba see nädal enne, kui ma ära lendan. Arvestades, kui kaua ma seal toolis olin, ma arvasin, et ma maksan raudselt, ma ei tea, üle 2 soti või midagi, aga ma maksin 135 €, nii et isegi hästi.
tõenäoliselt läks sealt see haigekassa soodustus või mis iganes, see on maha lihtsalt. Aga mul on nii rõve, mul on nüüd koju, võtan valukad sisse ja proovin magada lihtsalt nagu siuke päev, siuke esmaspäev. Hello, teisipäev, kell on juba lõuna. Ma viisin lapsed lasteaeda ja magasin, sest see eelne päev oli nii meh ja siis ma jäin hiljem magama. Ja siis ma lihtsalt tundsin, et ma pean puhkama. Nüüd ma proovin hakata asjalikuks, aga ma mõtlesin, et ma vastan kõigepealt ühele küsimusele ära, mis tuli. Ja see on ilmselt kõige põletavam küsimus, mida ma ikka saan. Et kui palju kõik see opi asi nagu maksma läheb. Op ise maksab 5775 eurot. Madridis siis lennupiletid varieeruvad on ju. Kui me augustis käisime, siis me maksime mingi 560 euri kahele lennupiletid. Seekord ma sain 300 millegagi edasi-tagasi. Ja nüüd, kui ma jaanuari omasid vaatasin, siis ma vaatasin, et ma alla 600 ei saa. Nii et lennupiletid on ju, varieerub ikkagi päris suur kulu. Ööbimine on umbes siis 2 nädalat. Airbnb's on sinna sõltub, aga ütleme siuke 1600-1700 eurot. Siis on lümfiteraapia koha peal. Seekord on see odavam või nagu läheb vähem, sellepärast et on vähem vaja teha. Miski pärast siis, kui reia tagaosa, et siis ei ole seda vaja nii tihti. Äkki mul on neid kokku 5. Jah, 5 korda selle 2 nädala jooksul, mis ma peal opi seal olen. Ja see on kokku 495 eurot. Ja siis tulevad veel sinna need heparinisüstid. Mul jäid eelmisest korrast neid veits alles, sellepärast et mulle kirjutati välja 21 süsti, aga miskipärast anti karp 30 süstiga ja me maksime 30 süsti eest, mis oli mega palju suurem kulu, kui oleks pidanud. Nii et ma loodan, et me ei pea ostma nüüd siis nagu jälle sama palju, vaid me saame osta siis vähem, nii palju kui puudu on ühesõnaga. Ja need olid umbes 10 euri süst ehk siis 21 päeva. Muidu oleks siis mingi 210 eurot. Pluss muud apteegi, mingi antibiootikumid asjad, et see on siuke 300 eurone apteegi arve seal koha peal. Pluss toit. Ma ütleks, et toit on Madridis nagu suht sama nagu Eestis või kohati odavam. Nii et see on siuke tavapärane. Et väga kulukas. Ja mulle tuli anonüümsele ka üks kommentaar, kus oli umbes, et see on privileeg, et mul on see võimalus. Ja see on privileeg, et mul on see võimalus, aga ma lihtsalt tahan jaksjuks nagu rõhutada, et keegi ei anna mulle seda raha nagu peo peale ja ütle, et näe võtta ja ära kunagi tagasi anna ja have fun, saa enda tervist korda. Et me nende oppidega tõmbame ennast väga suurde miinusesse, võlgadesse, kui nii saab öelda. Õnneks oleme me võlgu pereliikmele, mis tähendab, et see on natuke nagu leebem, aga sellegi poolest, et see tuleb ikkagi meie pere, meie enda taskutest lõpuks, et see tuleb ju kõik tagasi maksta ja see on väga-väga-väga suured summad. Sellepärast oligi mu jaoks väga oluline, et ma ka mingitki raha teenima hakkaks ja see väga palju aitab meid. Aga jah, privileeg, jah, aga mitte selline, kus keegi lihtsalt kandikul mulle selle raha annaks, et ei oleks nagu siukest tunnet, et mis mul viga. Et see on ikkagi väga keeruline ja see on pannud meid väga keerulisse olukorda ka nagu in general igapäevaelus. Mingid asjad tuleb väga palju rohkem läbi mõelda, mis on fine. Paljudel inimestel praegu on keeruline, sest elu on kallis ja kulutused on suured ja nii edasi. Aga lihtsalt, et see on kuidagi veel see ekstra, eks ole, et ma nagu on keeruline, aga me saame hakkama, peab saama, varianti pole. Vot. Ühesõnaga, ma nüüd vaatan söön midagi ja siis teen tööd. Ma täna filmida ei taha. Mul see eile hambaarsti juures, ma vist ei rääkinudki lõpuks. Ühesõnaga, ei olnud lihtsalt auk, vaid ikkagi mingisugune põletik on sees. Sain ravi sinna puriti lahti, pandi mingi ravim sisse, et ei peaks äkki juureravi tegema. Ehk siis see nädal näitab, kui ta nüüd ei valuta rohkem, siis see ravi, nagu see ajutine plommi ravi jääb siia sisse 3 kuuks ja siis tegeleme edasi. Aga kui ta nüüd see nädal ikkagi valutama hakkab, siis tuleb reedel alustada kohe juureraviga. Jälle lisakulutus, mul läks eile, ma olin seal toolis üle tunni aja, mingi tund 15 vist. Olin ma seal arstitoolis
ja ma maksin 135 €. Ma kartsin, et on hull, aga ikkagi 135 €, mille eest ma oleks peaaegu, ma ei tea, kolmandik lümfiteraapiast ma artriidis lihtsalt. Aga noh, mis sa teed? Teistpidi üli hea, et see hambavalu tekkis mul nüüd, et ma jõudsin sellega siin Eestis nagu tegeleda, mitte et oleks, ma ei tea, laupäeval või pühapäeva hommikul, kui me ära lendame, sest noh, siis oleks olnud ka variant see, et op jääb ära, et nad ei saagi teha, sest see pidi, et noh, et kuna op viib immuunsusse kehas nii palju alla, siis kui sul juba kuskil on mingi põletik, siis see võib süveneda ja veel hullemaks minna. Anyway, see hambateema. Ühesõnaga, ta on täna, ta ei valuta, aga ta on natuke tundlik. Ühesõnaga, ma ei tunne ennast nii, et ma tahaks tööasju filmida, aga et ma teen siis sihukest tekstitööd täna. Ja perevesklus on meil lasteaias. Ja siis ma peaks hakkama tegema pakkimisnimekirja ja apteegis käima ja ma ei tea, mul on kuidagi üldse ei jõua kohale, et op on nädala aja pärast. Nagu nädala aja pärast, teisipäev, järgmine nädal, samal ajal ma tõenäoliselt just opilt tulnud või siis just opile läinud. Okei, see klipp on ilmselt juba väga pikk. Lähme päeva ja nädalaga edasi. Kodus on nii pime, igal pool on valgus nii pime. Anyway, ma olen üksi kodus, õhtu on käes. Jander tahtis muga diili teha, et mina paneks lapsed ikka ka täna õhtu magama. Tere, Bert. Anyway, meil on tavaliselt... Tere. Meil on tavaliselt diil, et me paneme üle õhtuti magama lapsi. Eile panin mina ja siis Jander tahtis muga teha diili, et ma paneks täna ka lapsed ise magama ja selle eest ta pakkus välja täitsa ise ja ühesõnaga võttis lapsed lasteaiast ja läks nendega rokasse ja Janette tahtis mingit raamatut, ühesõnaga läksid raamatupoodi ja vist pidid isegi sööma minema, nii et mul on siin natuke vaba õhtut enne, kui ma siis lastega tegelen ja neid magama pean panema, nii et jäi. Näitan teile oma, mis see on, Achilleuse kand või, kuidas öeldakse. Bert on siin väga sõber. Tegin neid asju teed ja ma näitan teile asja, mis mind põrnitseb siin. Ja ma lihtsalt ei suuda sellega tegeleda, aga ma mõtlesin, et võib-olla ma joon oma tee ära ja siis ma hakkan sellega tegelema. Ma näitan teile. See puhta pesuhunnik seal. Ma üldse ei viitsi. Ja tegelikult üks veel kuivatis on ka. Kuidagi meil on nagu, oleks vaja garderoobisüsteeme veits ümber teha. Meie toas on, meie riiete jaoks on ka need Iga ja Malm kummutid ja sinna ei mahu väga palju asju. Ja mul kuidagi mulle ei meeldi. Mul ei ole nagu riputamiseks. Mul on riputamiseks koht, aga see on lastetoa garderoobis, ehk siis seal walking garderoobis. Aga kuna see on nüüd just kui lastetuba, siis ma ei taha nagu väga sinna palju asju panna, et nagu igapäevaste asjade jaoks. Ja laste asjad ka ei mahu ära, sest nad on nüüd suuremad ja neil on suuremad asjad. Ja mul oleks vaja kuidagi neid garderoobe ja riiete asju ümber teha, aga ma ei viitsi. Ühesõnaga juba sellepärast on see riiete voltimine nagu tüütu, kuna ma tean, et mul ei ole nagu ideaalseid kohti kõikide asjade jaoks, kuhu neid panna. Aga kriisvarid ees, vähemalt tuba on enam-vähem korras. Mõtlesin ise, et ma käin apteegist täna ära, aga ma ei jõudnudki sinna, nii et homme siis saab olema loodetavasti. On täna ikka väga uimane, kuigi ma sain magada, aga loodetavasti homme on siis see hea päev, et tööd teha korralikult, apteegi kraam ära osta ja siis mul on vist üks väike kohtumine ka homme. Võt, ja ühesõnaga lobisesin siin korraks teiega. Naudin rahu ja vaikust, aga ma väga loodan, et see uimatus ja siuke kerge peavalu läheb homseks üle. Tunnen, et ma nagu justkui, kuna ma nii kardan haigeks jääda ise, või nagu kogu aeg mõtlen, et ma ei tohi haigeks jääda, siis ma kardan, et ma oma mõtetega ja selle suure pabistamisega
ja stressamisega tekitan seda nüüd, ma ei tea, mul enne nina tundus natuke kinni, tegin juba auru, tegin mee ja sidruniga teed. Ma ei tea, ööseks panen heaks üks sibularõngat või nagu sibula soki sisse või ma ei tea, et jumala eest haigeks ei jääks. See hammas ka vist on enam-vähem okei. Nii et tervist, kolmapäev ja ma ei tea, mis maailmal viga on. Need USA valimistulemused lihtsalt nagu, ma ei tea, mind hirmutab ja ma lihtsalt olen nii pettunud maailmas, aga hommikumantel on täiesti märg. Anyway, ma käisin just pesemas ja siis ma teen ennast korda, et tööd teha. Kuidagi väga slow on see nädal. Ja ma ei tea, kuidas nagu sellest välja saada. Ühesõnaga, ma loodan, et nüüd see dušš ja asjalikuks hakkamine veits aitab. Aga ma mõtlesin, et pekki. Unustasin seda seerumit siia alla panna. Okei, see on kreem täna. Ühesõnaga, ma mõtlesin, ma vastan ühele küsimusele veel. See oli, et mida ma selle järgmise opi juures kõige rohkem kardan. Ja no selliste põhihirmule lisaks see, et ma ära suren, mida ma ei tee tõenäoliselt. Aga see selline, ma mäletan, et kui ma esimesest opist ärkasin ja Jandri juurde jõudsin tagasi palatisse, siis ma vist ütlesin ka, et ei surnudki ära. Ühesõnaga, väli näljaks. Mida ma kardan? Ma kardan seda, et see kogemus saab olema täiesti teistsugune kui esimene, kuna mu esimene op läks väga hästi ja taastumine läks kergelt ja nii edasi. Siis mul on täiega hirm, et äkki mul on nagu siuke liiga lebo tunne, et esimene läks ju hästi, et mis siin selle teisega siis saab teistmoodi minna. Aga ma kardan, et saab raskem olema. Mis on ka fine, sest ma tegelikult saan aru, et nagu kõike võibki juhtuda ja võibki erinev olla. Ja teine asi, mida ma kardan, et kuna see on reie tagaosa ja tuha, siis lihtsalt nagu kuidas ma istun, kuidas ma vetsus käin, kuidas ma magada saan ja nii edasi, et ma ei tea, see saab päris huvitav olema. Aga on enne mind naised käinud, saan mina ka hakkama. Võt, see on siukesed põhilised hirmud. Muidu on igatahes kindlam minna, sest juba üks kogemus on ees. Võt. Aga jah, kuidagi ma juba nagu nii ootan seda minekut, sest ma lihtsalt see nädal tunnen, et ma olen nii stressis selle osas ka, et ma jumala eest haigeks ei jääks. Ja nii kui ma tunnen, et ma ei tea, nina on veits kinni, sest praegu see kütteperiood hakkas pihta, õhk on toas kuivad, ikka hommikuti veits, ma ei tea, nina kinni või midagi. Siis mul on kohe hirm, et äkki ma jään haigeks. Ja see on ka ehk siis ma siin üritan ennast väga palju hoida ja vitamiine ja asju tarbida, et mitte haigeks jääda. Siis jah, ühesõnaga teen ennast korda, saan praegu juustel natuke kuivada, siis fennitan ära, teen meigi. Ja siis ma pean käima ikkagi selle apteegitiiru ära tegema, mis mul ikka veel tegemata on, sest täna on juba kolmapäev, homme õhtu on mu vennapoja sünnipäev, nii et jah, tahaks pluss homme ka töötud tegema, nii et ma olen käinud täna, teen selle ära ja siis peab hakkama varsti pakkima, tegelikult vist reedel tahaks juba pakkida, sest laupäeval oleme veel lastega ja siis viime need vanavanemate juurde ära ja pühapäeva hommikul juba lendama. Ma olen väga excited, ma tahan minna, ma olen valmis, me teeme ära. I can do it. Ja, võt, lobisesin siin nüüd. Ja, lasen juustel kuivada veits, siis fenitame, siis teeme mingi meigi. Jumestuskreem kukkus mul ju kildudeks, nii et vaatan, millega me seda nägu. Mul veel veits on seda CC-kreemi, aga mis on väga hea igapäevaseks kasutamiseks, aga see on mul otsa korral. Ja mataraasjad mulle muidu väga meeldivad, aga nad on üsna kallid, obviously.
aga ma ootan võib-olla, kui mingi sooduks tuleb, siis saab osta, sest igapäevaseks kasutamiseks on see väga mõnus, et ei pea jumekat panema alati. Võt, lähen päevaga edasi siis. Kui ma sinna apteeki jõuan, siis võib-olla must on julgust, et seal ka filmida. Vaatame. Võt. Järgmine klipp. No nii, ma sain nüüd veits tööd tehtud. Ja nüüd ma lähen linna apteegi, poodi ja toimetama. Kuidagi üldse ei ole energiat. Also kell on 1:30. Mul tuli meelde, et ega ma pole söönud ka väga aega, siis ei saagi energiat olla, nii et pean ilmselt haarama mulle midagi kiiret. Vot, riided on seljas vahelduseks. Ma ei tea, miks ma hingeldan. Sellepärast, et ma jooksin teisele korrusele veel just, et statiivi jaoks üks kaasa võtta. Olgu, lähme linna, lähme apteeki. Tere hommikust, neljapäeva hommik. Ma lähen lümfiteraapiasse ja see ongi viimane kord enne oppi. Ja ma ei teagi, täna tööd vaja teha, nagu ikka, casual day. Ja siis õhtul on mu vennapoja sünnipäev, nii et meil on selline tore õhtu tulemas. Päeva katsuks ka asjalikult hakkama saada, aga nii pilves ja pime on, ehk siis filmid on raske, kui on nii pime, aga lähen praegu lümfiteraapiasse. Tšau! Ma filmin tere, Kadri. Tere! Ma tulin sulle külla viimast korda enne oppi. Reede hommik. See nädal on liiga palju mu jaoks. Ühesõnaga, ma lähen ikkagi uuesti hambaarsti juurde. Ma ei tea nüüd, kas me päris juureraviga alustame, aga midagi on selle hambaga ikkagi erroris. Ja ma pean tagasi minema. Käsi ei jääks hoida. See on üks lipodeemi teema muide. Kaua ma hoidsin selle telefoni praegu 10 sekundit käes ja mu käsi on vesinud. Valesse kohta vaatan ka. Anyway, ma pean minema hambaarsti juurde täna, mis tähendab, et sinna läheb raha ja et saaks. Siis Anellel on mingisugune error. On selline mitte, et nagu haige, aga üks error, millega ma pean täna siin tegelema. Pakkima peaks hakkama. Ma tahtsin teile näidata veel mingeid asju, mis ma ju kaasa ostin ja pakin. Ehk siis ma tahaks seda filmida, mitte lihtsalt pakkida. Tööga ma olen nii maas. No lihtsalt see nädal nagu kõik on liiga palju, ma ootan, et mu päevad algaksid, et need jõuaksid enne oppi läbi saada. Nii et ühesõnaga ma tunnen, et kõik on liiga palju. Ma juba tahaks lihtsalt nagu seal Madridis olla ja lihtsalt minna ja teha seal oppi ära ja siis on nagu done, siis vähemalt see üks asi on tehtud. Aga ma ei tea, jah, see nädal on nagu pigem challenging, ma ütleks.
tulin hambaarsti juurest, kogu mu parem pool on tuim. Of course oli vaja juureraviga alustada. 214 euri. Ma olen nii õnnetu. Ma püüan näha, nagu vähemalt juhtus see praegu siin Eestis on ju, ma ei jõudnud ära lennata ja siis seal hambavalu kätte ka veel ära nagu surra, eks ole, see oleks olnud väga-väga halb, pluss nagu see tõenäoliselt oleks kõike veel hullemaks teinud ja nii edasi, aga lihtsalt esmaspäeval läks mul 135 euri, täna 212 või 14, ma isegi juba sassis. Nagu nädalaga siuke summa enne oppi. Fucking sucks. Ühesõnaga, ma käin poest läbi, ühte kingitust vaja ja siis olen koju seda tuimestuse hulka välja magama. Ma nii lootsin, et ma saan täna minna lapsed võtta lõunast ja nendega veel olla natuke pikemalt täna. Ühesõnaga, väike real life moment ka siia. Sakib. No nii. Ei ole enam isegi mitte reede, vaid on laupäeva õhtu, kell on vist juba mingi 7 ja ma hakkan alles nüüd pakkima. Lennuk läheb homme kell 9. Mul on siin kõik laiali sellised opi spetsiifilised asjad pigem, et kõik muud hügieenitarbed ja riided, sellised asjad ma pean ka veel pakkima kokku panema, aga need siis veidi hiljem mõtlesin, et ma seda opiks vajalike asjade pakkimist võin ju natuke filmida ka. Ma olen ikka viimase minuti peal, nagu näha, lapsed on viidud, ema süda valutab, sest väga konarlik olnud see nädal ja lastega ja ühesõnaga. Aga nüüd on aeg pakkida ja homme juba hakkame sõitma sinna lendama. Crazy, meil ei ole üldse olnud aega, et mõelda selle peale, et mul on 3 päeva pärast op. Crazy. Ja seda staffi vaadates ka kuidagi flashbacks augustisse. Aga augustis läks hästi, küll siis läheb seekord ka, peab minema. Vot, nii et ma hakkan pakkima. Ma võib-olla võin näidata siin sellist paari asja, mis ma selleks opiks konkreetselt tellisin juurde. Mis ma selleks opiks juurde tellisin, mis selle asja nimi on. Ühesõnaga siin selline täispuhutav padi, mida ma kavatsen panna siis vetsupoti peale istumiseks, et kuna mul tehakse reie tagaosa ja tuhar, siis istumine on tõenäoliselt valus ja see on siis vetsupoti peale panemiseks, siis ta on sellest nagu madratsi või ma ei tea, ujumisrõnga materjali, ehk siis teda saab puhastada ka pesta vahetult. Ma hoian seda mikrit käes. Ma väga loodan, et see heli jääb okei. Aga ühesõnaga, see oli üks asi, mille ma tellisin juurde selleks opiks. Ehk siis vetsupoti jaoks. Aga ma võtan karbist välja, sest ma arvan, et siis mul mahub rohkem ja on kergem kohver. Ja teine asi, mis ma juurde tellisin, on samuti täispuhutav, aga siuke istepadi, mida saab siis tooli peal või kus iganes ma istun autos, võib-olla isegi taksos on võib-olla vaja. Et selline pehme, et see on nagu need madratsid, mida sa saad, need sinised täispuhutava madratsi materjal, see siuke nagu sanetine on see. Vot. Need on sellised 2 asja, mis ma juurde tellisin. Ja muidu mul ongi siin, see oli hästi hea asi eelmine kord, see on see jalapadi täispuhutav, mis mulle väga meeldis, mida ma siin koduski kasutasin vahepeal. Ja siis, mida mul tõenäoliselt läheb hästi palju vaja, on see shiwi ehk püsti pissimise julla, mis on mul siin koti sees. Väga kasulik oli see juba eelmine kord, ma arvan, et see kord veel rohkem, sest kui istuda on valus, siis püsti pissida on lihtne, sest ju kompressioonidesse sinna hargi vahele lõigatakse auk,
mis tuletas mulle meelde, et niit ja nael on vaja kaasa võtta, sest siis ma saan ühel hetkel selle augu ise kokku õmmelda. Ja siis on selline, selle ma võin siit välja võtta. Selline pissimise anu. Ma ei kasutanud seda eelmine kord. Ja tegelikult ma tean seda hetke, kui ma oleks võinud seda kasutada, see oli kohe peale oppi. Ma olin pikali voodis. Ma ei saanud veel püsti tõusta, aga mul oli nii pissihäda. Ja mulle pandi sinna lihtsalt see suur mingi siiber või asi alla, ehk siis mu püksid said märjaks ja see ei olnud üldse mõnus. Ma arvan, et kui ma äkki oleks seda kasutanud, siis ma oleks saanud selle sihtida nagu konkreetselt siia ja oleks puhtam tunne, nii et ma seekord proovin. Tal on nagu see siuke sihtimise kork ka. Nii, mikker töötab kontrollis. Ühesõnaga, siis igasugused kreemid, desoõli, ravimid, valuvaigistid, renni, plaastreid, niiskeid salfasid, erinevaid vetsupaberi, nagu mida vetsus saab kasutada ja ühesõnaga igasugused asju. Ma teen Instagrami postituse eraldi ka nagunii nendest asjadest, mis ma kaasa pakin. Ja need asjad on siin. Need on need, millega nad panevad neid kompressioone jalga peale oppi. Sellised, ma peaks seda võib-olla rohkem näitamagi, koha peal ma saan näidata. Püüan meeles pidada, see ühesõnaga, et need kompressioonid libiseksid kergemini üle jalgade ja oleks vähem valus ja lihtsam sikutada. Seda enam, et ma ju ise väga palju ei saa. Vot, ühesõnaga, siin on igast staffi. Kroksid selle jaoks, et ühesõnaga kroksid on ju, jalad on paistes, siis on midagi jalga panna. Seekord on ju, seal ei ole nii kuum ka õnneks. Vot, ühesõnaga ma hakkan pakkima. Pakitud, sõbrannaga ka veel lobisetud ja ma peaksin siin selle vlogi otsad ilmselt kokku tõmbama, sest see nädal hakkab läbi saama. Homme võib-olla alustan siis uut vlogi, kui mul on seda jaksu. Aga ma mõtlesin, et ma vastan veel küsimustele ära, mis mulle tulid siin eelmise nädalavahetusel. Üks küsimus mitte opiga seotud, vaid et mis mul koolist sai. Ma õppisin Haapsalu kolledžis tervisejuhtimist, terviseedendust. Esimese aasta tegin ära, siis teise aasta võtsin akadeemilise ja nüüd ma võtsin paberid välja. Ma tunnen, et ühesõnaga, seal oli erinevaid põhjuseid lisaks, miks ma nii otsustasin ja ma praegu tunnen, et see oli õige. Siis oli küsimus veel kord, et miks välismaal ikkagi ja ma olen seda nüüd enda meelest hästi palju rääkinud ja paljudele võib-olla kordamine, aga jah, et ma käisin Eestis mitme kirurgi juures ja mul ei tekkinud kellegagi seda kindlat ja usalduslikku suhet. Eestis on see teadlikkus veel endiselt pigem madal ja ma tahtsin kindla peale välja minna ja sellepärast ma lähen välismaale. Ma lähen Madriidi, kus on kliinik, kes ainult opereeribki lipodeemia patsiente ja ühesõnaga, see on see mainly põhjus, et ma tahtsin kindla peale välja minna. Siis ma näen nii õudne välja. Tuli väsimus ka peale. Siis, et kas see negatiivsus, kui ma vahepeal saan negatiivset tagasisidet, et kas see kuidagi mõjub ka, see mõjub rohkem kui peaks veel, ma arvan, et see on nii huvitav, et sul võib tulla 100 positiivset kirja ja siis, kui tuleb see üks mingisugune negatiivne kommentaar, siis on ikka nagu nii liiga ja mul on selline, ma olen väga suur people pleaser olnud kogu mu elu ja mul tuleb nii see sisse siuke, et mingi, eriti kui mind nagu, ma ei tea, süüdistatakse või öeldakse midagi sellist, mida ma ise üldse ei tunne, et ma teeks või oleks süüdi, siis mul tekib selline nii siuke, et aga miks ma ei meeldi talle, miks ta nii arvab, ma ju ei taha ju nii või midagi sellist, et see on, jah, ikka mõjub. Ma nagu saangi aru ratsionaalselt väga hästi aru, igal inimesele ei peagi meeldima ja see on fine, aga lihtsalt ikka mõjub on inimene. Nagu, mul ei ole midagi siukse nagu konstruktiivse kriitika vastu või mingite selliste, et kuule, äkki sa peaksid seda nii või kas sa oled mõelnud, see on täiesti fine, aga jah, et sellist niisama lahmimist või valeväiteid, seda ma nagu
see on kohe siuke. Vot, need olidki vist need küsimused ja jah, muud vist ei ole. Ma loodan, et sellest vlogist tuleb asja. Ma tõenäoliselt hakkan seda homme lennukis saan monteerida. Lennujaamas on meil ka, Riias on meil veits aega. Ja äkki ma saan selle siis õigel ajal üles, millal iganes sa seda vaatad. Aitäh, et sa vaatasid seda ja aitäh, et sa mulle kaasa elad, sest ma just võtsin muidu siin seda vaataksid. Ja ma püüan opist ja selle taastumisest ka jälle võimalikult palju sellest jagada, kas siis siin vlogi näol YouTube'is või Instagramis kindlasti. Vot, ka ega midagi. Asjad pakitud. Nüüd magama. Ja ma lähen hommikul pesema, sest ega mul väga palju magada ei saagi. Nagu nii, lähen hommikul pesema ehk siis magama. Ja homme lendama 3 päeva pärast on op. Täitsa lõpp. Anyway, aitäh veel kord ja näeme järgmises videos. Tšau!